Tervitus, olen Päidres ja siin on mul plaanis korraldada nüüd tõeline kahe suvila vaheline kahevõitlus Päidre Battle 2021. Aga mul on trehvanud nüüd väga super võimalus ühes kohas tõeline suvilate raske kahurvägi paneme joonele, vaatame kumb on etem, kumb jääb peale. Kaks suvilat ühes kohas. Muidugi naljakas on see, et suvilate kahevõitlust peab tegema siin südatalvel. 20-30 sentimeetrit lund on. Aga kui me nüüd siin natukene ringi vaatame, siis siin on tõeline talvevõlumaani. Ja nüüd lähme asja juurde. Võtame objektid ette. Kuulus retrosuvila. Kes teab, kes on mul videosid varem vaadanud, siis sellest suvilast olen ma teinud mitmeid videosid, videotuure ja see on tõeliselt kihvt suvila, aga kohe jõuame lähemale. Ja nüüd võistleja number 2, Päidre Pääsusilma VKT 14. Tõeline suvila raske kahurvägi. Ja paneme nüüd nendele suvilatele ka lühinimed, et siin kahevõitlust oleks mugavam korraldada. Minu selja taha jääv Pääsusilma VKT 16, tõeline retrosuvila. Kes mu videosid on vaadanud ja portaalides pakkumisi on vaadanud, siis see on juba mõnda aega pakkumises olnud ja siin olen ma ka varem käinud. Videomaterjali on juba päris palju ja minu selja taga oleva suvila arhitektuur on väga eriline, ka arhitekti ei tea. Aga selle suvila lühinimeks võiks panna, minule meenutab ta hulkunud alpinisti hotelli, nii et selle nimetaks ma alpinisti hotelliks. Ja naabersuvila siis Pääsusilma VKT 14. Omaniku sõnul on selle suvila arhitekt Ülo Stöör, nii et paneme selle suvila lühinimeks Stööri suvila. Nii et alpinisti hotell ja Stööri suvila lähevad nüüd battle'isse. Nii, mis nendel suvilatel siis on sarnast? Nii, kõigepealt alustuseks, et mõlemad on oma klassi, suvilaklassi täielikud tipud, täielikud A-klassi, premium-klassi suvilad. Ei ole mingid lihtlabased tööriistakuurid, ütleme nii. Krundi suurus. Ka ei saa üks eelist, ei saa teine eelist. Ja kui siin nüüd krundi kirjeldust veel lisada, siis mõlemal on väike kõrvalhoone ja seal on kõrvalhoone, et on marjapõõsaid siin krundil ja on õunapuid ja marjapõõsaid seal. Ehitusmaterjal, millest on suvilad tehtud. Alpinisti suvila on nüüd osaliselt kivist, kivivoodriga ja osaliselt sõrestik täidis. Ja Stööri suvila on täielikult tuhablokk kivimaja, kivihoone, nii et siin ma annan selged punktid Stööri suvilale, et täielikult totaalselt kiviseinad tuhablokist ja siin ei ole kahtlustki punkt Stööri suvilale. Suvilate suurust, ruumikust, funktsionaalsust, mitu tuba on, kuidas on toad paigutatud, lahendatud. Alpinisti suvilal on kaminaga elutuba, väike magamistuba, köök ja duširuum WC ja Stööri suvilal on põhikorrusel siis köök, kaminaga elutuba ja 2 eraldi tuba. Nii et siin lähevad punktid ka Stööri suvilale. Ruumikus tubade asetus on mõnevõrra parem, kuigi ka alpinisti suvilal on selline siserõdu ja omad kihvtid disainelemendid. Võtame ette keldri. Mõlemal suvilal on kogu suvila ulatuses täiskelder, kuigi siin alpinisti suvilal on nüüd ühe toa all ei ole keldrit, aga suur korralik raudbetoon laega kelder, keldri osas
Stööri suvilal on ka lisaks veel garaaž, nii et siin läheb väike punkti edumaa ikkagi ka Stööri suvilale, millel on kelder natukene ruumikam, seal on garaaž ja ruumi on rohkem. Nii, liigume edasi, liigume suvilasse sisse, vaatame süsteeme, küttesüsteeme. Küttesüsteemide osas on suvilad täiesti sarnased, elutoas kamin, köögis pliit, kumbki suvila eelist ei saa, mõlemal punktid 1-1, täielik viik, võrdsus ja liigume edasi. Elektrisüsteem. Stööri suvilal ehitusaegne elekter vahetamata, kuigi kõik korralik ja toimib, aga Alpinisti suvilal on täielikult nüüd elektrisüsteem renoveeritud ja see on nüüd väga tugev pluss, et uus elektrisüsteem väga stiilsete vanaaegsete kaablite ja pistikute lülititega veetud, see on väga stiilne ja väga suur pluss punkt Alpinisti suvilale. Vaatame edasi. Kuidas on lood kaevuga? Kaev on olemas Alpinisti suvilal, siin väljas. Veetrass majja sisse veetud ja Stööri suvilal on kaev keldris, vesi sees, mõlemale punkt kirja. Ülitugev pluss, suvilate juures kaevusid tihti ei ole. Vanasti tehti kaevud 3-4 peale ja siis üksikkõnelik sai selle kaevu enda kinnistu peale, kui maade mõõtmine oli ja kinnistuteks moodustamine oli. Vaatame edasi. Ühes õiges suvilas peab olema saun. Alpinisti suvilal saun puudub. Stööri suvilal on saun olemas keldris. Kõik toimib, keris, lava, pesuruum, kõik tipp-topp. Punkt Stööri suvilale. Saun olemas, tualett. Stööri suvilal kuiv käimla, kanalisatsiooni välja ehitatud ei ole, pesuvesi voolab sisuliselt nõukaaegsesse kogumiskaevu ja imbub pinnasesse. Aga nüüd vaatame Alpinisti suvilal tehtud värskelt paigaldatud septik, renoveeritud duširuum ja WC veega, nii et väga tugev punkt läheb siit Alpinisti suvilale, milles on täielikult renoveeritud kanalisatsioon, veega WC, plaaditud, renoveeritud duširuum. Toon veel välja mõned erinevused. Alpinisti suvilal on väga mõnus maja taga, väga mõnus terrass, kuhu pääseb elutoast läbi kahepoolsete suurte maani olevate uste ja astud maja taha terrassile, nii et sellise terrassi ja suvila funktsionaalsuse poolest ma annan punkti kindlasti Alpinisti suvilale. Ja kui nüüd lisasid veel vaadata, siis Stööri suvilal on kasvuhoone, mis on Kaju suvila juures oluline asi, elementaarne asi, et suvilal peab olema ikkagi ka kasvuhoone ja Stööri suvilal on see olemas, ilusti maja küljes, stiilselt koos arhitektuurselt lahendatud, nii et siit läheb kasvuhoone punkt läheb Stööri suvilale. Ja vaatame elektriliitumise ka üle. Stööri suvilal on elektriliitumine 25 amprit 3 faasi ja Alpinisti suvilal 16 amprit 3 faasi. Kuigi siin on Alpinisti suvilal elektrivõimsust vähem, siis ma ikkagi siin Stööri suvilale punkti ei annaks, et 16 ja 25 amprit on mõlemad väga okeid, 3 faasi, mõlemad väga tugevad punktid. Lisan veel seda, et Alpinisti suvilal on koostatud täielikult renoveerimisprojekt, ka õhksõs pumba paigaldamiseks, see kõik tuleb müügiga, ostuga kaasa, et siit ma annaksin ka kindlasti punkti Alpinisti suvilale. Ja viimane punkti heitlus käib arhitektuuri peale. Stööri suvila, ilus, klassikaline, korrektne, viisakas, sirge, lihtne suvila, väga funktsionaalne, ilus, korralik, aga võtame nüüd ette selle hukkunud Alpinisti hotelli.
kui mina siia esimest korda tulin, siis minul jäi kergelt suu lahti, et ma olin tegelikult lummatud, et ta on kindlasti, ma arvan, tüüpprojekt, aga ma ei ole Viljandimaal sellist suvilat näinud, et see on niivõrd eriline, see on niivõrd kihvt, et siit ma annan enda subjektiivsed, objektiivsed, subjektiivsed punktid Hukkunud alpinisti hotellile, et see on minu arhitektuuri lemmik. Ja üks tugev pluss veel, mis mõlemal kinnistul ja mõlemal suvilal on, mis mul ennem jäi mainimata, on see, et mõlema kinnistule on juurdepääs avalikus kasutuses olevalt teelt. Siit läheb ilusti tee, sealt tuleb ilusti tee, tuled sõidad siit väravast sisse, oled siinkohal, mitte mingit probleemi ei ole, et keegi paneb sul kusagilt midagi kinni, kuskilt läbi ei saa, juurdepääs olemas, ülitugev pluss. Kui sa nüüd jälgida jõudsid ja punktid kokku lugeda jõudsid, siis vaatame siis üle, et kes need punktid siin endale said, nii et taustalt öeldes mul läks endal juba sassi. Nii, paneme need punktid nüüd siia tabelisse sulle ette. Vaatame siis, mis kinnistus siis siin peale jäi. Ja nii, ja mis siis selgub? Punktid on täpselt võrdselt, sest niivõrd tasavägine on see võistlus kahe raske kahurväe suvila vahel, et see on Eesti suvilate raske kahurvägi, mis mul siin selja taga on. Nii et sinu otsustada, kumb sulle paremini sobib, mis sinu ideede, mõtete eluga paremini sobib, tule vaata mõlemad üle, kui veel mõlemad alles on ja otsusta, langeta otsus ja võta see, mis sulle rohkem meeldib ja mis sulle rohkem sobib, et see on kõik sinu otsustada. Mina jätan selle osa siin lahtiseks. Ja surfame edasi siin kinnisvaralainetel ja kohtume uutel objektidel. Häid kinnisvaraotsinguid sulle ja tarku otsuseid. Kohtume peagi. Tšau!